Täna ma tahtsin rääkida koeraga reisimisest ja veidikene tuukri taustast. Tuuker on võetud aastal 2022 veebruaris ehk siis põhimõtteliselt aasta tagasi Viljandi varjupaigast. Ja nüüdseks on koer saanud siis 9-aastaseks ja minuga ta on siis olnud veidike enam kui 1 aasta. Autoga hakkasin ma koera harjutama tegelikult juba kohe. Et võtsin ta kaasa näiteks poesõitudele, et poodi on mul küll kodunt ainult loetud kilomeetrid, aga võtsin ta kaasa, tema jätsin autosse, ise läksin poodi ostma. Enamasti need käigud lõppesid sellega, et tema haukus autos. Siis möödunud kevadel ma läksin Lüübnitsa kalapäevale ja ma mäletan, et Nõgiarust sinna sõit lõppes sellega, et enam kui pool maad ta lihtsalt haukus autos ja ta haugub väga-väga valjusti. Et kui ikka üks koer seisab seal 2 istme vahel püsti, ta oli küll rihmaga kinni, aga ikkagi ta oli püsti, niiviisi tema pea oli suht-koht minu pea juures ja haukus mulle ilusasti kõrva, ligemale tund aega siis. Et see oli päris huvitav kogemus. Siis meie järgmine esimene tegelikult nagu pikem sõit oli Lätti, 3 päeva autos. Sellest on ka siin YouTube'i kanalil ka videod, et panen siia kirjelduse alla ka, et kes tahab, saab vaadata. Ja seal läks juba hulka paremini, et talle hakkas tasapisi meeldima. Tegelikult talle autosõit on nagu meeldinud kõik aeg, aga alguses ta ei tahtnud üksi olla autos. Mingis mõttes selle sama golfi ja koeraga Lätti minek oli ka tegelikult nagu proov, et kuidas on koeraga autos ööbida, sest seda ma ei olnud enne teinud ja kõik läks väga hästi ja see andis ka mingis mõttes nagu julgust, et üldse see trip temaga koos võtta ette. Kogemust on mul koeraomanikuna ja autoga koeraga liiklejana tegelikult vähe, aga sellele vaatamata on siiski tekkinud mõningad tähelepanekud, mida võib-olla võiks arvestada. Et koera võiks siis alustuseks kindlasti hakata kohe algusest peale autoga harjutama. Lihtsalt sõita koos koeraga, võtta ta endaga kaasa, et ta harjuks. Autos peab koer kindlasti olema kinni, et hea on, kui on traksid ja siis trakside küljes eraldi kinnitus, mis läheb siis sinna, kuhu läheb ka turvavöö sinna samasse mulku, et koer kuskile äkilise pidurduse korral armatuuri näiteks ei lendaks. Pikema sõidu korral oleks hea koer eelnevalt ära väsitada, et kas siis mängida temaga, jooksutada, teha pikem jalutuskäik, et siis ta lihtsalt magab autos või võtabki nagu rahulikult puhkab. Samas loomaga ringi sõites just pikemaid otsi tuleb kindlasti teha rohkem peatusi, nii jalasirutusi endale kui koerale, tema pissi- ja kakapeatused, joogipeatused, et mina ei hoia lahtist joogianumat sõidu ajal taga, kuna ma alguses proovisin, aga siis ta ikka kippus seda ümber ajama, nii et siis ma nagu loobusin sellest. Alguses peale on tuuker saanud süüa 2 korda päevas, et hommikul ja õhtul, aga päev läbi on tal ees mingisugused krõbud, ka kui ta kodus on. Ehk siis, kui ta süüa tahab, siis tal mingi võimalus selle jaoks on. Niiviisi ringireisides on mul kaasas alati ka mingisugused snäkid talle, et meele hea. Reisil peaks koeral olema kindlasti üks kindel söök, mida ta sööb. Et ei tasu nagu hakata eksperimenteerima, et täna ühed krõbud, homme teised, ülehomme 1 konserv, sealt päev edasi midagi järgmist. Et valikud ja mitmekesisus on küll tore, aga reisil mina alguses proovisin ka, et teeks nii ja teeks naa ja annaks igasugu asju, aga siis see lõppes ikka sellega, et kas tal oli kõht lahti või kas ta oksendas ja nüüd viimased nädalad ma olen hoidnud teda tuimalt krõbude peal ja tema seedimine on ilusasti korras. Et kindel söök, millega koer on harjunud. Seda öeldakse ka siis, et kui viid koera kuskile hoidu, et siis ka oleks kindel asi. Reisides välismaale, vahet ei ole millega, mina läksin autoga, aga samad mängureeglid on ka siis, kui lähed lennuki või laevaga. Et koeral peab olema kiip, koer peab olema vaktsineeritud kindlasti marutaudi vastu ja temal peab olema pass, kus on siis ka vaktsineerimise varasem ajalugu. Kuskil piiri peal mind kinni peetud ei ole ja seda passi pole tegelikult ka küsitud. Koera vastu pole üldse mingit huvi tuntud, mitte kusagil. Koeraga reisides tuleb juba eos arvestada sellega, et paratamatult kõikjal ei ole see loom welcome. Söögikohad, muuseumid, kirikud, mõned ööbimiskohad, et tuleb teha valikuid.
otsides ööbimiskohta ja kasutades selleks Airbnb või Bookingut, neid platvorme, siis seal saab juba panna valikusse, et reisid koos koeraga. Ja siis muidugi see valik kohe väheneb ja üldiselt hind on kohe kallim, et tuleks arvestada sihuke 35-40 eurot üks öö. Teine teema reisil on kindlasti vaatamisväärsused, et kuhu see koer siis jätta, tahaks ju ikkagi minna. Mina olen siis teinud niiviisi, et kui on mingi kirik või katedraal, siis kui koeraga sisse minna või, siis ma olen ta pannud kas kiriku aia külge või mingi posti juurde, mis on seal samas kuskil ukse juures, ja olen teinud siukse paariminutise tiiru siis pühakojas. Ühel korral on koer haukuma hakanud, ma ei tea, ju tal hakkas igav või nägi mingit teist koera, kui ülejäänud korrad on ta vagusi olnud. Kui ta haugub, siis seda üldiselt on kuulda. Teine teema on muuseumid, seal päris paari minutiga hakkama ei saa, läheb aega rohkem. Ja ma olen nüüd sellel reisil käinud 2 muuseumis ja siis ma olen eelnevalt koera ära vesitanud, et me oleme ikka enne seda tunde kõndinud mööda linna ja kuna tegu on vana koeraga, siis tegelikult ei ole väga palju vaja, et ta ära väsiks. Et siis ma teadsin, et peale sükest pikka jalutuskäiku võin ma ta rahus autosse jätta, et vesi ette, aken praokile ja korras ja reeglina ta jääb seal magama. Autosse jättes muidugi tuleb arvestada temperatuuri, et kui ikka õues on palav suvepäev, siis seda kindlasti sellisel moel teha ei saa. Ja ma arvan, et ka külmal talvepäeval ei saa, aga praegu siin, kus ma olen, on ilm just selline, et ei juhtu midagi hullu. Aga paratamatu on see, et koeraga reisides on peal siiski mingisugused piirangud, kuhu saab minna, kuna saab minna, kuidas saab minna ja kõik võib minna ka kallimaks. Lennukipiletite puhul läheb kallimaks kohe oluliselt. Ööbimise puhul ma ütleks ka, et läheb kallimaks oluliselt. Ja vastavalt sellele siis tuleb paratamatult teha valikuid, et mida, kuidas ja kuna. Et võib-olla teinekord mõne lühema reisi puhul on mõistlik koer jätta kuskile hoidu näiteks nädalaks üldse Eestisse ja minna ise omapäi. Ma olen ka seda ühe korra teinud ja kõik läks väga hästi, aga kuna seekord ma olen ära ikkagi mingi kuu aega, siis see hoiuarve oleks lihtsalt tulnud kuskile 600 euro kanti ja minu jaoks oli seda liiga palju, et siis ma otsustasin, et las koer tuleb parem minuga kaasa, kuigi ma olen täiesti kindel, et hoius, kuhu ma ta oleksin muidu jätnud, oleks tal olnud väga suurepärane elu. Minu jaoks on koer ennekõike ikkagi seltsiline semu ja nii-öelda pereliige ja võimalusel ma võtan ta endaga kaasa, et olen teda võtnud kaasa ka Eestis erinevatele üritustele. Ma ei saa väga hästi aru sellest kontseptsioonist, kui võetakse loom ja pannakse ta lihtsalt ketti terveks eluks kuskile maja ette või kuuri ette või kuhugi ja nii ongi. Koer on pikaaegne kohustus, ikkagi 10+ aastat kindlasti. Ja et kas siis ise tahaks olla 10+ aastat 4 seina vahel või käia iga päev ühte sama rada, ühte sama jalutusrada. Et ma arvan, et loomale tuleb ka võimaluse korral ikkagi pakkuda vaheldust, erinevaid jalutusradasid, erinevaid keskkondasid, suhtlust teiste omasugustega. Et mul on hästi hea meel, et siin reisil on koer saanud tegelikult väga palju kokku teiste koertega. Et oluliselt rohkem kui seda Eestis olles, nii et see kindlasti on ka olnud ka temale hästi-hästi tore. Koeraga reisima minemise suhtes olid kindlasti kõhklused, kahtlused ka endal, et kas kõik ikka läheb nii ja võib-olla pisuke hirm ootamatuse ees, et mis siis saab, ma ei tea, 2 koera purelema lähevad või mis iganes on ju, et tegu on ikkagi loomaga, aga kõik on läinud hästi.